millega nartsissist, sotsiopaat ja psühhopaat meid jalust niidavad, ei ole mitte teinekord isegi nende tegevus, vaid see, et see tegevus on ootamatu. Ja vot see sama asi nagu traumade igasuguste, näiteks kui te libisete jääl, siis te tunnete ka, ja vot see jääb meile kuskile siia alateadvusse. Nagu öeldakse, keha mäletab ja hakkab alati üritama vältida edaspidiselt seda, aga probleem on selles, et ta ei tee vahet selles, mis on reaalsus ja mis on kujutlus. Ja vot siin ongi see, et millega nad meid tõmbavad, ma pean silmas neid tumedaid tegelasi, nartsissist, sotsiopaat, psühhopaat, nagu enda õnge ja miks me neist nii palju mõtlema hakkame, ongi see, et see, kuidas nad midagi presenteerivad ootamatult või näiteks meie usaldust äkki kuritarvitavad ootamatult või kui nad hakkavad hämama ja keeravad situatsiooni hoopis teisiti, siis reaalsus oli üks, aga nüüd te jääte sinna kinni just sellepärast, et see on ehmatav. Ja kui ta on ehmatav, siis nimetatakse seda nagu brain stuck'iks. Ehk siis nagu iga selline trauma põhimõte on see, midagi tabas meid ootamatult ja pani meie turvalisuse proovile. Mul oli siin just paar päeva tagasi üks situatsioon, kus ma pidin aitama suhteliselt noort inimest. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kui keegi lastest hakkab vältima midagi ja seda järjepidevalt teeb, siis on selles alati mingisugune sügavam põhjus. Ja see põhjus ei pruugi olla üldse seotud selle situatsiooniga, mida ta nüüd väldib. Näiteks ei taha minna kooli, ei taha minna kooli, ei taha minna kooli. Ja te mõtlete, et mis tal viga on? Seletate, räägite, psühholoogid arutavad neid asju ja nii edasi. Aga aju jaoks on probleem milles? Kõik situatsioonid, kus ta tundis ennast samamoodi nagu hetkel, kui ta turvalisus pandi proovile, hakkavad omavahel aju jaoks linkima. Ehk siis, ja aju ei saa aru, kui vanad me oleme. Ja sealt hakkabki see probleem pihta, et väga raske on välja jõuda põhjuseni, kust kõik algas. Sellepärast küsige alati, millal ma tundsin samamoodi. Ja sealt saate kätte algpõhjused ja muutke kehaseisundit seda mälestust mäletades.